Tere tulemast taas kord Eesti Noortekirjanduse Ühingu lehele. Meil on jätkuvalt käimas noortekirjanduse kevad ja me oleme juba suvele üha lähemal. Ja seekord on külas taas kord hästi vahva kirjanik ja tere tulemast, Berit Sootak. Tere! Nii, täna me oleme siis ulmevaldkonnas või siis sellises ulme ja realismi vahel. Aga alustuseks palun räägi ise, et mida sina tahaksid, et me sinu kohta teaksime, et kes sa oled? Mina olen siis Berit ja tegelikult hariduselt olen ma hoopis toidutehnoloog, et hoopis selline teaduse valdkond ja õpin hetkel siis magistriastmes seda. Ja vabal ajal tegelikult minu suureks hobiks on hoopis söögi tegemine, mida võis arvata, kunagi ma pidasin ka toidublogi, aga see jäi nagu unarusse. Ja muidu ma õpin ka praegu omal käel siis veebiarendust. Et need on nagu, see on nagu see, milline ma olen praegu. Ja ma olen ka siis 2 raamatut nüüd kirjutanud ja see, kuidas see nagu sündis, oli selline heade kokkusattumuste jada, et see ei ole olnud kunagi minu selline eesmärk või unistus, et pigem see lihtsalt nagu juhtus ja nüüd ma siis vist olen nagu sunnitud edasi kirjutama. Nüüd sa oled kirjanik, on ju? Ja see, okei, ma tahan sellele edasi rääkida, et see minu meelest see kirjanikuks olemine, selle peab ikka nagu välja teenima, et minu jaoks ei ole päris nii, et inimene avaldab ühe raamatu, see võib-olla ei jõua kuskile, aga ta tituleerib ennast kohe siis kirjanikuks, et nii päris ei ole, et see tuleb nagu välja teenida just lugejatelt. See on hästi hea küsimus, et mul endal on üle 20 raamatu avaldatud ja see on hästi aastate jooksul, ma olen pidevalt mõelnud selle peale, et mis hetkel sa saad kirjanikuks. Nii et ma ei tea, kas sinu jaoks on mingi selline, sa ütlesid, et lugejatelt välja teenida, mis see tähendab sinu jaoks, et mis hetkel ja millega saab välja teenida selle, et sa võid öelda, et ma olen kirjanik? No võib-olla, kui sind on ikka nagu päriselt tunnustatud, et mitte selliste lihtsalt niisama fännide ja tavaliste lugejate poolt, vaid ka kriitikute poolt, et see on tõesti hea lugu. Et seda ma tõesti soovitan, mitte lihtsalt see, et siin on uus kirjanik, tal ilmus esimene raamat, lugege, et see on sama, eks ole, et kui sa lähed restorani tööle ja sa oled seal kuu aega olnud, et kas sa siis oled päris kokk, eks ole, et see võtab ikka ju nagu harjutamist ja nii. Samas selliseid kirjanduse auhindu näiteks Eestis on ju suht vähe, eriti kui me räägime noortekirjandusest, et siis jällegi, et kes ja kui palju nagu saavad siis üldse tunnustusi saada või ongi nii, et tegelikult väga paljud raamatud ei saagi siis neid tunnustusi üldse saada? No ega kõik kindlasti ei saa tunnustust ja need, mis siis tõesti saavad, need on selle kindlasti välja teeninud. Aga see nüüd ei tähenda, et need õiged kirjanikud on siis ainult need, kellel on seal mingid auhinnad ja nii edasi, et mina olen nagu selles kirjanduse maailmas väga võhik, ma olen nagu väga-väga ütleme nagu teadmatuses veel selle kõige osas, et see minu hinnang nüüd sellele, mis on päris kirjanik ja mis ei ole, see tegelikult ei tähenda veel midagi, et Eks see ongi selline enesetunde küsimus ka, et samas ma ise olen ka kohanud inimesi, kes nimetavad ennast kirjanikuks, kuigi neil pole ühtki avaldatud raamatut ja nad lihtsalt on alles hakanud katsetama. Ja teisalt ongi, et inimene, kellel on 10 raamatut väljas, mõtleb, et ai, kas ma ikka olen või ei ole kirjanik, et see on selline enesetunde koht. Aga lähme su raamatute juurde nüüd. Et sina oled täna meie juures sellepärast, et sa oled kirjutanud 2 raamatut. Rohkem pole kuskil peidus. Jah. Et need on Viimane hingelind ja Ilmalinnu laul. Kuidas need raamatud sündisid? Hakkame otsast pihta. Jah. Tegelikult ma alustasin seda kirjutamist väga-väga ammu, see võis olla kuskil 6-7 aastat tagasi ja ma kirjutasin, ma olin siis selline teismeline ja ma kirjutasin lihtsalt seda, mis mulle meeldis endale lugeda ja see on selline asi, mis on minuga siiamaani jäänud. Ma kirjutan ainult seda, mida mulle endale meeldib lugeda. Ja too aeg oli see lihtsalt selline, ütleme nii-öelda sahtlikirjutis, aga see lugu on nagu minuga edasi jäänud
ja see elas nagu mu peas oma elu. Ja nüüd siis äkki 2 aastat tagasi või siis, kui Hingelind välja ilmus, siis juhtus nagu selline naljakas asi, et ma pesin üks päev nõusid ja siis ma rääkisin endaga neid dialooge välja, mis seal minu mõttemaailmas siis olid. Ja siis mu elukaaslane küsis, et kas ma olen nagu hulluks läinud, et mis ma teen, et räägin iseendaga. Ja siis ta ütles mulle, et ma paneksin selle idee kirja, et ta tahaks seda lugeda. No mis ikka, eks ole, nüüd ma olin siis natuke vanem, nüüd ma oskasin paremini kirjutada. Panin selle kirja ja loomulikult muutsin väga palju nimed, muutsin ära kohad ja nii edasi ja siis jah, et põhimõtteliselt raamat oli valmis. Esimene käsikirja ma saatsin siis emale, et niisama lugeda, et nagu nalja pärast või nii. Ja tema siis luges läbi ja kirjutas mulle, et okei, nüüd läheb trükki. Ja too hetk et ma mõtlesin, et mis asja, et see ei olnud ju minu eesmärk, et mis trükki mina ja sealt siis läks kõik edasi väga kiiresti. Ja nüüd on siis juba 2 osa sellel Hingelinnu saagal nii-öelda. Ma saan aru, et sul on plaanis triloogia, et kas või kus maal 3. raamat on? 3. raamat on hetkel elab peamiselt veel ideede maailmas, sellepärast et ma tunnen, et ma tahan, et 3. osa oleks selline viimane, see peab tulema pauguga ja ta peab olema 10 korda paremini kirjutatud kui esimesed 2. Ja sellepärast ma tunnen, et ma veel ei oska kirjutada seda 3. osa. Et ma võtan endale sellise puhkuse praegu, loen hästi palju teisi raamatuid, et ma lihtsalt ei suuda seda veel kirjutada, sest et ta lõpetab selle kogu teema ära. Mis tunne on muidu valmistuda 3. osaks, et kui sa tead, et inimesed on lugenud esimesi 2, nad on avaldanud arvamust, et kui palju see mõjutab, mida teised on arvanud või mida nad ootavad, et kuidas ja mis tunne see on? Ega ma ei teagi väga, mida oodatakse. Nii palju, kui ma olen tagasisidet saanud, siis kas tuttavatelt või võõrastelt, siis pigem on öeldud lihtsalt seda, mis neile meeldib ja mis neile ei meeldi. Et kindlasti 3. osa tuleb nagu välk selgest taevast, mitte keegi ei osanud seda ette arvata, et nagu, mis seal nagu tuleb. Ja ma tahan teha selle hoopis teistsuguse stiilis. Ma tunnen, et need raamatud, need oleks justkui nagu minu lapsed ja siis see 3. sellele viimase lapsele ma siis annan oma selle kõige viimase energia ära, et ta tuleks ikka kõige parem. Kas see tähendab, et kas sa rohkem ei kirjuta peale seda 3. raamatut või? No hetkel mul on selline tunne küll jah, aga eks elu näitab ja ma arvan, et see kirjutamispisik jääb mulle sisse küll. Ma ütlen ausalt, mina olen ise lugenud ainult seda Viimane Hingelind hetkel, aga selle maailm, ma eeldan, et teine lugu on samas sarnases maailmas, aga et see maailm on selline, ühelt poolt on nagu müstiline ja ulmeline ja samas tegelikult on ta sellises tavalises Eesti keskkonnas. Nii et hästi lihtne on tekkima see tunne, et see kõik on tegelikult tõesti võimalik siin meie kõrval. Et kuidas sa ise mõtlesid, kas see on taotluslik? Et inimene tunneks nagu, et päriselt võib kõik olla või mis sa ise mõtlesid selle maailma kohta? No täpselt nii oligi, et lugeja arvaks, et see ongi päris. Sest et minu jaoks on see päris, minu peas on see päris. Ilmselgelt, kui ma sõidan Veriolale ja sõidan sealt läbi, et siis ma ju tean, et siin ei ole sellist kohta, aga kuskil minu sees on selline tunne, et see siiski on olemas. Ja ma loodan, et ka lugeja tunneb seda, sellepärast, et mida kodusem see keskkond on, seda võib-olla lihtsam on tal aru saada, mis seal toimub ja võib-olla talle meeldib seda rohkem. Et see oli niimoodi taotluslikult, jah. Sa hirmutasid seal Vana-Vigala kohaga, et ma ütlen, et mina elan Vana-Vigala suht lähedal. Ma lugesin ja sa mõtlesin, kas ma ikka julgen sinna minna rohkem, et mis seal toimub, mis ma sealt otsima peaksin? Vana-Vigalaga oli see teema, et esiteks seal toimus 1 aasta üks metal selline festival,
on iga aasta seal. Ja siis ja samuti minu jaoks see nimi kuidagi Vana-Vigala seostub nagu vanakurat või selline minu jaoks ja sellepärast see koht oli nagu ideaalne ja siis ma leidsin, et seal vist on isegi mõis olemas või seal lähedal kuskil jah, et see nagu sobis nii hästi, et loomulikult noh, see oli jällegi kõik minu välja mõeldud, aga kõik need seosed, mis mul peas tekkisid, siis Vana-Vigala nagu sobis väga hästi selleks. Aga kui sa kasutasid reaalseid Eesti kohanimesid, et kas sa teadsid, et mis sellega kaasa võib tulla, et just inimesed hakkavad otsima ja mõtlema, et kas see on ja oi, seda ju seal pole, et see on õige, see on vale. Et mul on ka iga kord mõte, et kas peaks olema need päris kohad või peaks kohti välja mõtlema. Et mis sinu selle valiku taga oli, et miks neid päris nimesid kasutada? No päris nimesid jällegi sellepärast, et see oleks kuidagi realistlikum. Võib-olla keegi on kuulnud, kellelgi võib-olla elab tuttav seal. Seda ma ei oleks elu sees arvanud, et keegi, kes päriselt elab Verioral, kirjutab mulle ja keegi, kelle mingi nimi on Säde, siis ta ütleb mulle, et talle väga meeldib see, sest et peategelane on tema nimekaim. Et noh, seda ma tõesti ei osanud ette arvata. Et see nagu juhtus siis, jah? Jah, need on juhtunud, jah. Aga see nagu ei heidutaks mind üldse ja ma ei muretse üldse selle pärast, kui keegi ütleb, et kuulge, et Verioral ei ole sellist kohta ja Vana-Vigalas ei ole mingisugust endist mingit vanglat, kus inimesi piinati, et no ilmselgelt ei ole. Sa ei loe ajalooraamatut, eks ole. Aga folkloori oled sa ka hästi palju kasutanud, et minu jaoks oli veel see juhus, et ma lugesin Helga Johanna Kuusleri raamatut Verevalla varandus ja sinu raamatut Viimane hingelind kõrvuti ja kuidagi mõlemas oli mitte sarnast, aga just seda folkloori kasutamist ja selliseid põnevaid nagu asju, mis tulid folkloorist. Kas esiteks sa oled selle Verevalla varandusega tuttav selle raamatuga ja kui teadlik oli sinu jaoks see folkloori kasutamine, kust see tuli? Ei, seda raamatut ma lugenud ei ole. Mulle see pealkiri väga meeldis tohutult. Ma tahtsin tegelikult teise osa nimeks panna mingi Veriora vere midagi, aga noh, see läks juba liiga veri, eks ole. Aga see folkloor, see tuli kuidagi iseenesest sellepärast, et mul oli vaja, et keskkond oleks Eesti ja tegelased oleksid siis eriliste võimetega. Ja Eestis, kes meil on eriliste võimetega, selgeltnägijad, eks ole. Sellised ja meil on tohutult palju folklooris igasugust nagu maagiat ja manamist ja nii edasi, et miks ma pean midagi välja mõtlema, kui meil on see juba olemas, et ma lihtsalt nagu otsin need asjad välja, natuke muudan, teen nagu endale sobivamaks ja toon nad nagu tagasi. Et tõesti, kui sealt lugeda võib-olla mingi eksitaja kohta, siis kõik ei ole täpselt üks ühele nii, nagu on meie folklooris, aga põhimõtteliselt on. Et ma ise lisasin lihtsalt natuke juurde. Kas sa folkloori kohta hakkasid uurima rohkem, kuna sa hakkasid kirjutama või sa hakkasid kirjutama, kuna folkloorist olid sellised põnevad teemad sinu jaoks juba huvi pakkunud? Ei, ma ikka kirjutamise ajal hakkasin uurima, et ma kirjutamisel ei tee väga palju eeltööd, et ongi niimoodi, et ma olen arvuti taga ja kui mul tuleb mingisugune probleem, mul on vaja mingi koha nime, mingit tegelast või niimoodi, siis ma otsin seda just tollel hetkel, et ma nagu eeltööd väga ei tee, sest et ma ei tea ette kunagi, mis saab. Ma ise nagu rändan ka kaasa sellega. Kas sa raamatu lõppu tead juba, triloogia lõppu? Ja ma tean, et see ei meeldi väga paljudele. See küll nüüd hea reklaam ei olnud. Jah, võib-olla tõesti, aga ei, ma ei tea, noh. Mul on nagu idee, mis võiks saada tõesti, kuhu see kõik välja jõuab. Aga et noh, on öeldud, et see on kõik liiga ilus muinasjutt, millest ma kirjutan, et armastus ei ole päris nii ja et elu ei ole võib-olla nii tilulilu. Aga nüüd see kolmas osa, see tulebki selline antimuinasjutt, et seal on nagu kõik hästi selline kuri ja reaalne.
Ma saan aru, et sind on ikkagi mõjutanud ka erinevad lood, filmid, raamatud, et mis on see, mida sa ise loed, milliseid filme vaatad ja mida sa julged soovitada ka noortele? No ma vaatan väga palju filme, väga palju sarju, et ma ei oskagi nagu midagi praegu välja tuua, et kõik, mis on hetkel populaarne, aga ma loen, mul on pooleli hetkel Sapkovski siis Nõiduri seriaal või noh, sari, et sellel on vist äkki eesti keeles ka ilmunud esimene osa, ma ei tea, kui palju, aga üks on kindlasti Haldjate veri. Ja seda ma soovitan siis lugeda küll, et võib-olla mitte nüüd kõige noorematele, aga sealt natuke edasi. Et on eesti keeles ja on ka inglise keeles, aga inglise keeles võib natuke keeruline olla. Ja noortele samuti võiks soovitada siis Joel Jansi Tondi laternat, mis sai siis teise koha romaanivõistlusel. Et see mulle väga meeldis ja see kindlasti sobib ka nendele inimestele, kes A elavad Elvas või seal ümbruses ja B need sellised poisid võib-olla rohkem, aga sobib ka tüdrukutele. Või kui see huvitub selline natuke selline anime temaatika. Et see on minu meelest siuke hea noortekas selline, seal on ulmet, tohutult palju ulmet ja samas see koht ise, asukoht toob kuidagi maa peale tagasi, et see kõik võikski päriselt nii olla. Nii, aga nüüd noortest veel, et sa kirjutad noortele, loed ka, ma saan aru, suht siiski ka noorteraamatuid, et miks kirjutada noortele? Miks oli sinu valik just noorteraamatuga alustada? See ei olnud kindlasti teadlik valik, ma lihtsalt hakkasin kirjutama, ma ei mõelnud kunagi, kellele see on, et või noh, tähendab, ma kirjutasin iseendale ja ma kirjutan seda, mida mulle meeldib lugeda ja võib-olla kui ma ise olen hingelt veel võib-olla selline teismeline, siis võib-olla jah, see tuleb ka nagu kirjateoses välja, et ma niimoodi ei oska tegelikult teadlikult kirjutada, et ma olen alustanud mingit lugu ja siis mulle öeldakse, et see on ju lasteraamat. Et siis ma ütlen, et ei ole, et siin on see ja mulle öeldakse, et ei, see on nagu täiesti lastekas, et see pole isegi noortekas, see on nagu lastekas. Ja mul on selline tunne, et ma lihtsalt ei oska veel kirjutada nii-öelda täiskasvanutele, sest et mu kirjutamisstiil on selline lihtne, ma ei oska konstrueerida selliseid keerulisemaid lauseid, et need seosed võivad olemas olla, aga see kirjutamisstiil on selline hästi lihtne ja loetav. Mõnda aega tagasi oli aruteluks, et noortele võiks kirjutada ainult noored kirjanikud, sest noored mõistavad noori. Et kas see sinu jutt praegu kinnitab seda, et sa tunned, et sa saad noortele kirjutada, kuna oled noor või kes võivad noortele kirjutada sinu arvates? Noh, see on suhteliselt tobe küsimus minu meelest, et see on sama kui öelda, et ainult lapsed võivad kirjutada lasteraamatuid, et noh, kirjutab see, kes on hea kirjanik ja minu meelest ei ole üldse vahet, kas ta kirjutab, mis žanrit ta kirjutab või kellele ta kirjutab, vaid sinu enda oskused on kõige olulisemad. Vanus ei mängi siin mitte mingisugust rolli. Nii, sa rääkisid sellest triloogia 3. raamatust, aga kas on midagi veel, mis on hetkel käsil või et mida sa planeerid tulevikus kirjutada? No hetkel on pooleli üks selline lühijutt, novell ja see läheks siis ühte jutukogumikku. Aga kas ma nüüd selle valmis kirjutan ja kas see sinna kogumikku võetakse, see on teine teema. Et seda ma veel ei tea. Ja muid kirjateoseid mul hetkel plaanis ei ole. Sellepärast, et sest ma käin koolis ja ma õpin veel 100 muud asja ja siis tuleb veel elu ka vahele, et see on minu hobi, mille jaoks mul jääb aina vähem aega. Kahjuks. Aga kui nüüd keegi tahab su raamatut sinu kohta väga teada, siis mis on need leheküljed või kohad, et kust saab sinu kohta veel infot ja sinu raamatute kohta? No minu kirjastus
mis mind siis representeerib nii-öelda on Raudhammas. Raudhambal on oma veebilehekülg raudhammas.ee ja seal on siis kõik raamatud üleval. Ma ei teagi, võib-olla võib minu Facebooki vaadata, panna sinna see jälgimis, kui sõbraks ei julge lisada, et siis näeb kõike, mida ma jagan. Ja mul on tegelikult ka Spotify's siis playlist, kus on, playlisti nimi peakski olema Viimane hingelind. Ja seal on siis kõik need lood, mida ma kuulasin kirjutamise ajal või mis on mind inspireerinud või laulud, mis on minu jaoks seal loos sees. Et kui on, et käis mingi kõva tantsumuss, siis minu jaoks nagu on see lugu seal. See kõlab väga põnevalt. Aga nüüd lõpetuseks, kas sa oskad veel anda mõne soovituse neile noortele, kes mõtlevad, et tahaks oma esimest raamatut kirjutada, aga ei julge, ei oska või on midagi kirjutatud, ei julge kellelegi näidata, et mis sinu soovitus oleks uutele noortele kirjanikele? No kui sa tõesti tahad kirjutada, siis absoluutselt kirjuta. Mitte midagi ei takista sind. Sul on vaja pliiatsit ja paberit või sul on vaja arvutit ja kõik. Teiseks sa ei pea kohe valmis kirjutama mingi poole aastaga paksu raamatu. Sa võid alustada lühijuttudest, sa võid alustada luulega, millega iganes. Ja meil on tegelikult nii palju igasuguseid võistluseid, kas romaanivõistlused ja nii edasi. Samuti on siis näiteks Reaktor, mis avaldab siis ulmelugusid veebis, et sa saaksid ennast nagu seal proovile panna, vaadata, kas nad võtavad selle üldse üles ja et jällegi neid võimalusi on nii palju, ei pea kohe hakkama nagu nii-öelda tähtede poole minema ja kirjutama oma esimese Harry Potteri kohe esimese korraga nii-öelda. Unustasin enne öelda, et näita palun oma raamatuid meile ka, et need kaks, millega sina oled julgenud hakkama saada ja mis meid kõiki sina rõõmustanud aastate jooksul. Rõõmustanud, ma tõesti loodan. See on siis esimene osa, Viimane hingelind. Siin taga on isegi minu pilt. See on siis tehtud minu ülikooli ees ja see on teine osa. Panen selle esimesega siia kõrvale. Väga vahva. Et kindlasti kui soovite siis mingi raamatukogus peaks üle Eesti enamasti olema, kui ma olen nii palju, kui ma olen vaadanud. Ja kui tahate endale osta, siis võite ka kirjastuse veebilehelt vaadata, et seal on palju odavam, kui on raamatupoes. Ja mõlemad raamatud on saadaval kirjastusest, jah? Ja alati saab ka autogrammiga tellida, et pole probleemi ja pühendusega ja kõike mida veel. Kuna meil on selline väike perekirjastus. Kuna meil on väike perekirjastus, jah. Ma räägin ära, et kuna meil on selline väike perekirjastus, et siis on kõik selline väga lihtne ja saab alati paluda erisoove nii-öelda. Ma mõtlesin, ma ei küsi, aga ma siis küsin ikka ära, et su vanemad tegutsevad ka kirjandusmaastikul, et kui palju sa tunned, et nende nagu eeskuju on mõjutanud seda, et me siin täna räägime sinuga kui noortekirjanikuga? Eks ikka on mõjutanud, isegi kui ma ei taha seda tunnistada. Ma toon siin jälle selle sama näite, nagu ma olen alati toonud, et kui muusikute peres tõenäoliselt lapsed hakkavad ka mängima pille, siis meil juhtus ka lihtsalt niimoodi, et seda, mida vanemad ette näitavad, seda hakkavad tõenäoliselt tegema ka lapsed. Ja see on nii heade asjadega kui ka halbade asjadega, et kui vanemad on kogu aeg nutitelefonis, siis tõenäoliselt lapsed on ka kogu aeg nutitelefonis. Et jah. Nii, aga igatahes nüüd saime lõpuks aru, et kes soovib autogrammiga raamatut, siis kirjastusest tellides saab igal juhul autogrammi ja pühendusega raamatu, et siis tuleb lihtsalt tellides juurde kirjutada see, et sooviks autogrammi. Ja suur tänu, Berit Sootak, väga vahva intervjuu eest ja jääme ootama seda kolmandat osa edu kirjutamisel. Aitäh! Head aega! Head aega!